On hetki, kus me ei räägi enam teineteisega. Me räägime oma piltidega. Minu illusioon katab sinu näo, sinu illusioon katab minu hääle ja me vaidleme. Mitte tõe, vaid tõlgenduse pärast. Maaja ei ole vale. Ta on kaitse. Ta tekib siis, kui tõde tundub liiga paljas, siis me ei reageeri, vaid tardume. Vaikusest saab sõnum, külmusest saab kilp ja teine ei tea, kas see on piir või hülgamine. Me ütleme, ma olen rahulik, aga keha ütleb, ma hoian kinni. Illusioon ei karju, ta normaliseerub, ta ütleb, nii ongi. Pole mõtet rääkida, teine nagunii ei kuula. Ja nii hakkame ellu jääma, mitte elama, aga suhe ei sure tülide tõttu. Suhe sureb siis, kui kaks inimest reguleerivad end teineteise vastu, mitte teineteise kõrval. Elu jäämine algab ühest vaiksest otsusest. Mina vastutan oma seisundi eest. Mina ei viska oma tormi sinu peale. Mina ei kasuta vaikust relvana. See ei tähenda, et ma räägin alati. See tähendab, et kui ma vaiknen, siis ausalt sina teed sama. Sa ei loe minu vaikust vaenuks. Sa ei täida tühikuid hirmuga. Sa küsid, mitte ei eelda. Ja siis juhtub mida. Illusioonil ei ole enam toitu, sest maaja läbe. Reageeringust ta kaob seal, kus on kohalu. Suhe saab uuesti hingata, kui me lepime kokku. Mitte täiuslikkuses, vaid vastutuses. Ühiselt kasvamine ei tähendab, et me tunneme sama asja samal ajal. See tähendab, et me ei sunni teineteist tundma. Kui üks on vaikne ja teine on avatud, siis nad ei ole vastandid. Nad on eri faasis samal teel ja kui eksitus tuleb tagasi, sest ta tuleb, siis me ei ehmu. Me küsime, mis osa minust praegu räägib. Mitte, mis sinul viga on, sellest hetkest saab suhe õppimise koht. Mitte lahinguväli, vaikne koondus. Me ei ela ilma illusioonideta, aga me saame õppida neid mitte teenima. Me ei vaja ühte sisemaailma. Me vajame ruumi, kus mitu sisemaailma saavad koos olla ilma üksteist katmata. Ja nii kasvame me. Läbi eksituste. Mitte neist mööda.